Tere kõigile külalistele ja kolleegidele. Et meil on siin Raimo just lõpetas selle Tori hobusega, et tõesti meie teede puhul hobune on alati olnud kindel variant. Et kui meil siin selle taustal oli korraks see kava ja seal oli näha seda Moskvitš 403, siis sellise masinaga viidi mul ema sünnitusmajja, aga mind sünnitusmajast tagasi ikkagi tuli tuua hobusega, sellepärast et talvised teed enam ei võimaldanud seda. Nii et masinad ja hobused on jah meie teede loos vägagi olulised ja koos. Ja meie muuseumi ülesanne on siis see teede ajaloo ja ehituse materjali säilitamine ja uurimine ja ka näitamine. Ja kõige selle algus on hästi kaugetes aegades, hiljemalt 70ndate keskpaigas, kui Väino Einer ja Aadu Lass olid need, kes siis seda hakkasid vaikselt ette tõstma ja eelkõige siis Lass oli, kes pikkade tööaastate jooksul koondas igasugu materjale selleks, et kirjutada artikleid ja kõnesid, koostada neid ka vahetuvate ülemuste jaoks. Ja selle kõrval siis ta nagu kujuneski selline hobiajaloolase taust ja siis lõpuks kogus igasugu materjali kokku ja 90. aastal, kui oli juba vahepeal olnud üks muuseumi loomise plaan, siis ta koostas üleskutse kõigile teedevalitsustele, et luua siis usaldusmeeste võrk, kes hakkavad mineviku materjali kokku koguma. Ja selle taustal siis tulid veel rasked ajad, 90ndate algus, kus see tegevus nagu soiku jäi, aga siis 96. aasta lähenes Maanteeameti 80. aastapäev ja otsustati luua üks näitus Maanteeameti majas, et kuna muuseumi loomiseni veel ei jõutud. Ja Aadu Lass siis tegi ju kirjaliku sellise üleskutse kõigi teedemajandite poole. Ja siis lõpuks 90ndate lõpus jõudis pilt nii kaugele, et leiti see koht ehk siis meie Varbuse postijaam, kus oli pikki aastaid olnud teemeistrikeskus ja mis hakkas tühjaks jääma uue hoone ehitamise tõttu. Ja 2000. aastal tuli see otsus ja lõpuks siis kogunesid muuseumi loojad ja kogudesse puutuvalt nägid nad ette siis järgmisi punkte, et kõigepealt muuseum peaks tegelema Eesti maanteemajanduse ajalooga kõige vanemast ajast alates. Muuseum peaks kajastama maanteid nende kõigis ilmingutes seoses kohaliku majanduse, sõjaliste ja muude selliste kaalutlustega. Eksponaadid ja nende atraktiivsus on muuseumi tegevuses põhiline. Olulisi eksponaate, millel on tarbimisväärtus, saab valdajatelt ka välja osta.
Eksponaatide hulka peaksid kuuluma ka kaugemal asuvad muuseumi väärtusega objektid, sillad, teelõigud, hooned ja muu selline. Eksponaatide hulga ja iseloomu täpsemal selgumisel tuleb alustada eksponaatide näitamist publikule vastavalt hoonete väljaehitamise edenemisele. Et sellised ülesanded nägid siis ette muuseumi loojad. 2000 aasta lõpus tuli siis muuseumi nõukogu koosseis paika kinnitatud peadirektori käskkirjaga. 2001. aastal algas muuseumi kollektiivtööd, 3 inimest esialgu Põlva teedevalitsuse koosseisus ja sihipärane tegevus siis muuseumi sisulisel loomisel. Ja siis algas kogumistegevus, muuseumi kogude rajamine. Et kuna Eesti oli siin ka oma lõunanaabritest hilisemalt sellega pihta hakanud, siis väga palju oli hävinud. See nagu Raimo mainis, Vanaraua plaan. Aga selle põhiliseks toeks olid siis need muuseumi volinikud. Et 2001. aasta alguses taas loodi see muuseumi volinike võrk ja seal oli Aadu Lass jällegi nii-öelda oma teadmisega inimeste huvidest ja võimetest oluline tegija. Peadirektori käskkirja täitmiseks saatis ta teedevalitsustele kirja juhendiga ja sealjuures oli siis kirjas ka see, et teedevalitsuse muuseumialase töö volitatud isikuks valida inimene, kes on sellest ise huvitatud ja kelle tööst seetõttu oleks ka kasu. Et mitte lihtsalt määrata kedagi formaalselt. Ja niimoodi siis igast 15 tolleaegsest teedevalitsusest said need volinikud paika. Loomulikult, eks nende see huvi ja panus oli erinev. Et see oli siis nii Soome kui ka lätlaste eeskujul omal ajal niimoodi olnud ja 2001. aasta oli siis selline volinikega tööaasta, et toimus 3 õppeseminari veebruaris Paides, mais Varbusel ja novembris Ülenurmel. Ja siis lisaks oli ka veel õppeekskursioon Leetu. Nii et volinikega töö toimus ja tihtipeale siis need volinikud otsisid need materjalid välja, kas nad olid jõudnud erakätesse, võssa kasvanud või olid siis või ka juba prügimäele jõudnud. Ja muidugi valikud olid ka erinevad, sõltuvalt sellest volinikust. Et tahaks eriti mainida Jõgeva voliniku Endel Graubergi, et kellel oli väga korralikult kõik materjal süstematiseeritud, allkirjastatud, siis väga palju, eriti masinate osas, on pärit siis saartelt, kus siis oli seda rohkem säilinud, ka väikesaartelt, kus siis vanarauda viimine oli vist natukene kallim. Siin on siis Jaan Heldur Laks, kes ei olnud küll volinik, aga tegi sisuliselt voliniku tööd. Siis ja niimoodi see kogumine läks toimuma, et volinikud töötasid, küll samal ajal hakkas teedesüsteemis suur reform pihta, erastamine, nii et väga paljud volinikud lahkusid riigitöölt.
tulid nende asemele inimesed. Töö käis edasi ja valiti siis välja siis eri piirkondades siis erinevaid masinaid, mis võiksid muuseumi kogudesse sattuda. Et see esimene valik toimus 2001. aasta suvel juulis-augustis peamiselt. Ja seda siis tehnikaspetsialistid, eelkõige siis Raimo Unt ja Võru teedevalitsusest muuseumi volinik Tõnu Kibena olid need, kes siis seda valikut muuseumile aitasid teha. Et tasapisi need siis koondati kokku ja hakati restaureerima ja konserveerima. Et siin piltide peal on need põhilised masinad, siis, mis seal välja valiti ka ära nähtud. Et kõige rohkem masinaid võib-olla jäigi valikusse meil siit lähedalt Võrumaalt. Et siin oli nii kõige vanem teehöövel, mis oli olemas, Caterpillar Autopatrol number 10, kui ka siis uusi masinaid, lõpetades Liivapuistul KDM-iga või nõlvaplaneerija Saturiga või siis üleminekuaja masinate siis Scania Vabisega ja traktor Valmetiga. Et selliselt lisaks siis valiti välja ka muid tehnikapärandi näiteid ehk siis eelkõige teepäraldisi. Ja selle kogumistöö üks suur pluss oli see, et need masinad kas kanti maha või nad olid juba maha kantud ja anti tasuta üle muuseumile. Maanteeameti peadirektori käskkirjas 2000. aastal oli kirjas, et arvele võetud eksponaadid ja materjalid jätta oma teedevalitsusse hoiule kuni vastava korralduse saamiseni nende muuseumile üleandmiseks. Ja reformitavates teedevalitsustes eraldada võimalikud eksponaadid, vältida nende sattumist uute firmade omandiks. Et see oli see, mis selle nii-öelda kogude aluse siis võimalik oli panna. Ja et siis lisaks siis osteti või saadi eraisikutelt annetusena ka teedemasimeeste, jällegi, siis ametisõidukite näiteid. Mootorratas IS 49, veoauto Kass 51, Moskvits 401, pensionil teedemees Uno Eidok Tref 2 annetas kunagise juhataja Peeter Vilipuu ametiauto Kass 24, mis siis meie ekspositsioonis siin praegu on. Palju siis oli endiste teedemeeste pärijate annetusi, näiteks siis teedeinsener Hans Krossi pärandist jõudis muuseumisse tema eraauto Moskvits 403, see sama, mis selle kutse või kava peal näha oli. Et niimoodi see kogud said oma alguse ja sellele siis järgnes nende masinate konserveerimine ja restaureerimine. Ja algselt oli see plaanitud toimuma siis teedevalitsustes piirkondades. Reaalsus oligi see, et küll me tegime see 2001. aasta seminarid kõigile volinikele just restaureerimise teemal, kuidas seda korraldada. See Ülenurme seminar oli sellele pühendatud, aga praktikas, kuna algas see erastamise pool, siis jäi enamasti igast 3 teedevalitsusest üks jäi ainult riigi tootmise poolega, siis tegelikult see restaureerimine hakkas toimuma peamiselt Võru ja Tartu teedevalitsustes, osaliselt ka Viljandis.
Võrru toodi siis teistest piirkondadest ka masinaid, seal peamiseks töötegijaks oli selline mees nagu Enno Luht ja Tartus oli siis Koosa piirkonnas, kus taastaja oli Peeter Margusson. Ja lõpuks siis oli siis tellimustööd masinaehitusettevõtetes. Korbeksis taastati siis V10 Tõnis Pappeli juhtimisel. Siis mitmed teedealaga erafirmad osalesid restaureerimises, kas tegid ise, nagu näiteks Aspi või siis kandsid restaureerimiskulusid. Ja selleks, et eraettevõtjad panid oma panuse Maanteemuuseumi kogude taastamisele, selle aluseks või eestvedajaks oli jällegi Raimo Unt. Temal oli see, kuidas Raimo ütles, krokodillide programm. Ja siis jõudsid esimesed masinad Maanteemuuseumi äsja valminud masinahalli 2003. aasta oktoobris. Tegelikult esimesed küll jõudsid veel enne halli valmimist juba suvel siis muuseumi. Ja et esimestel aastatel oli see tempo oli üsna selline hoogne, et tänu sellele, et taastamisel ei olnud vaja katta mingeid kasumeid. Et need olid teedevalitsuse töötajate ainult palgakulu oli see, mis sinna läks ja materjalid. Ja erafirmade panus lisaks, et esimestel aastatel neid masinaid tuli muuseumi halli üsna kiiresti, et kui hall valmis sai ja esimesed sisse tulid, siis tundus, et selle täis saamisega läheb hirmus kaua aega, aga varsti oli juba ruumipuudus. No nii, ja siis muidugi tuleks mainida, et ega need teedemehed olid oma ajaloost ikka alati lugu pidanud, et teedevalitsustes tehti need kroonikad. Need said eelkõige siis 80ndate lõpul, 90ndatel hakkasid ilmuma, et siin Ilmar Sirel tegi Saaremaa suure kroonika mitmeköitelise ja siis Ülo Pajuri poolt töö suur ja muidugi Väino Einer, kes siis lisaks oma teedeajaloo raamatutele oli ka siis kroonikate koostaja. Ja kui muuseumi püsiekspositsioon sai valmis, siis jõudis asi selleni, et hakkas rahvast järjest rohkem käima ja muuseumi külastajate poolt hakkasid tulema ka annetused, aga eelkõige olid nad ikkagi seotud väiksemate esemete ja dokumentide fotodega. Tehnikapärandi osas oli seda vähem. Ja 2004. aastal algas muuseumi kogude poliitika koostamine, aga siis seoses selle püsiekspositsiooni avamisega jäi see natuke soiku ja siis pärast püsiekspositsiooni avamist läks see töö edasi ja üritasime siis teiste muuseumite kogude poliitikast natukene eeskuju võtta, aga sellist tehnikamuuseumi ju Eestis eriliselt ei olnud ja selle poliitika põhilisteks alusteks said siis hoopis USA tehnikamuuseumite kogude poliitikat. Et 2006. aasta lõpuks sai siis valmis nii-öelda see kogude poliitika mustand ja 2007-2008 said siis
muuseumisisesed arutelud, et valmis 5-6 erinevat redaktsiooni ja 2008. aasta 28. aprillil siis Kagu-Teede valitsuse juhataja käskkirjaga kinnitati siis muuseumi kogude poliitika ja nüüd järgnevatel aastatel on seda siis perioodiliselt kaasajastatud ja muudetud ka seoses Muinsuskaitseameti ja erinevate juhendite muutumisega ja lähenemiste muutumisega. Et seal siis olid need kogumiste seisukohad kirjas. Ja mis nüüd juhtus oli, kui me need muuseumi ekspositsiooni kavandamisel, siis tuli üks selline põnev küsimus esile, et teeme ekspositsiooni, avame näituse ja teeme selle puhuks siis ka ühe ürituse, kuhu kutsusime külla oma häid partnereid, igasugu vanatehnikamehi, klubisid ja selgus, et tavakülastaja, see mitte tehnikamees, temal tee-ehitusmasinate vastu nagu see huvi oli suhteliselt tagasihoidlik, aga nostalgia oma lapsepõlveaegsete sõidukite vastu küll suur. Ja kui 2003. aasta lõpus tuli pakkumine osta ET600, see on siis Eestis Roman Pertelovi poolt konstrueeritud ja toodetud väikeseerias pisike kaubik, siis pikema mõtlemise järel Kagu-Teede valitsuse juhataja poolt siis sai selleks ka nagu raha leitud ja otsus ja tabroo antud ja siis 2004. aasta 8. jaanuaril saabuski siis Võru teedevalitsuse töökotta siis see auto ja pärast taastamist 10. septembril 2004 jõudis ta siis meie masinahalli. Et see muuseumisisene arutelu jõudiski siis selleni, et sellesse muuseumi kogude poliitikasse otsustati panna kirja ka see, et lisaks siis nendele teedemeeste ametisõidukitele ja teemasinatele muidugist, mis oli algne eesmärk, tuleb koguda ka Eesti teedemaastikule iseloomulike sõidukite näidiseid erinevatest perioodidest ja Eestis toodetud sõidukeid. Ning siis võeti ka kaua Eesti tehnilise mõtte arengut iseloomustavate esemete, artefaktide kogumine. Eelkõige siis lähtudes sellest, et Eestis tehnikamuuseumi kui sellist ei ole ja neid nii-öelda päris hävida lasta me ei soovinud. Ja siis hakkaski nende kogumine, et suundusime siis läbi kammima Eestimaad. Nii lehekuulutusi, ringsõite, ise kuulutades ostusoovi ja selliselt sai siis alguse siis selle muuseumi sõidukite kollektsiooni põhiosa ja põhimõtteks võtsime, et iga kümnendi kohta meil oleks üks tüüpiline auto, mis sel ajal siis liiklusse Eesti teedele jõudis ja enam levinud kaherattalised sõidukid, need on siis Nõukogude tehaste tooted, nii Irbiti, Iževski, Moskva, Minski, Gavrovi tehase ja siis ka enam levinud ehk siis Tšehhi ja Ungari tehaste mootorrattad ning siis samuti rollerid. Ja kuna meil oli
see pind nagu oli ja näitust oleks nagu tarvis mitmekesistada, siis ja hea oleks, kui seal oleks ka midagi uut iga aasta või vähemalt mõne aasta tagant välja panna, siis oli väga tänuväärseks täienduseks siis laenud eraisikutelt, vanaautode taastajatelt. Et nii on siin muuseumis olnud eksponeeritud kas MM, Ural Sis, kas 21, vana Volga, Matis GM, mis on praegugi seal väljas näha, Sis 110 eriversioonides, siis oli Chevrolet International väike veoauto ja palju muudki veel. Et eelkõige siis klubidest Levatek ja Vänt, kes on siis meid alati toetanud. Et see siis võimaldab meil paljude sõidukite kogumisest loobuda ja võtta need oma ekspositsiooni tarbeks. Muidugi probleem tekib sellest, et omanikud soovivad vahel siis oma masinaid kuskil mujal eksponeerida mingil üritusel või soovivad vahepeal ära müüa, et see on siis see, mis lõhub selle ekspositsiooni terviklikkuse ja tekitab siis teatud probleeme. Ja 2009-2010 tuli meil siis see siukene suur projekt nagu väliekspositsiooni teeaeg rajamine. Ja selle tarbeks siis tuli ka uuesti väljas eksponeeritavaid masinaid üsna kiires korras restaureerida. Ja see töö läks selles suhtes, et oli see teistpidi oli raske aeg ehk masu ja hinnad olid all. Ja muuseum võttis plaani ka taastada siis Bitwargeni replika. Et kuna ühtegi Eestis säilinud ei olnud, siis oli plaan teha üks selline replika, et võib-olla mootoriks paneme midagi muud, aga et oleks väliselt sarnane asi. Tööde käigus Greider Services, kus siis Tõnis Pappeli käe all komplekteeriti 4 riigist hangitud originaalosadest täiesti originaalne musta numbri vääriline masin ja teeaja avamisel sõitis siis see muuseumi Greideri väljakul juba ringi. Et siis oli meil olemas siis kõige esimene teehöövel, siis oli meil olemas Caterpillar Auto Patrol ehk siis teine, mis Eestis litsentsiga toodeti ja Volbergi V10, et puudu jäi meil nendest märgilistest masinatest siis Arnold Volbergi konstrueeritud V1. Ja nüüd masu järel läks see kogude täiendamine üsna keeruliseks, et vähenesid summad, et kõigepealt restaureerimise osa, et tänaseks päevaks on tõesti niimoodi, et summa on vähenenud ja rahalises numbris võib-olla on küll viimased aastad see summa 1 olnud, aga hinnad on nagu midagi muud muutnud, et kui varem me saime mitu masinat aastas taastatud, siis praegu saab ühe masina 2 aasta eelarves katta. Ja varem oli meil eelarves selline summa ostudeks, mis liikus aastast aastasse, et kui tekkis sobiv pakkumine, siis me saime seda summat kasutada, siis nüüd sellist summat meil enam ei ole, et see ostusumma on pisike. Ja nüüd on siis nüüd niimoodi olnud, et küll on Maanteeameti peadirektori toel õnnestunud leida siis olulise masina ostuks raha Maanteeameti eelarvest. Et näiteks siis jällegi
Raimo initsiatiivil õnnestus kuskilt üles leida see tehase numbriga 001 Eestis toodetud Corbex Wammas RG17 höövli eksemplar. Nii et selle ost sai kaetud. Noh, nüüd ja siis lõpuks oli siis keeruline protsess, oli siis jällegi Raimo algatatud V1 taastamine, mis siis esimesed nõupidamised toimusid 2019 ja algne plaan oli taastada ta siis Kutsehariduskeskuses Järvamaal, et õpilased teevad selle ringitöö vormis. Muuseumi poolt on siis finantseerimine osade katmiseks ja vahepeale tulid siis COVID-kriisi aastad ja koolijuhendajate, nagu nad ise ütlesid, et ülehindasid oma võimeid, koormus ei võimaldanud seda teha ja lõpuks reaalsuses tegi siis suurema osa töid kooli poolt leitud alltöövõtja, osaühing Rikitop ja selle juht Silver Maidla, kes siis tootis V1 numbriga 123, kuna 122 tükki toodeti siis peale sõjajärgsetel aastatel. Et selliselt siis, et see on siis nüüd nii-öelda tõesti, nii võib öelda, et replika sellel kujul, et mõned originaalosad ja põhidetailid on valmistatud originaaljooniste järgi. No tänaseks päevaks on siis meie ülesandeks ka koguda neid uuemaid asju eelkõige, mis meil puudu on. Et on ka muidugi vanu asju puudu, aga eelkõige siis üleminekuperiood ja 21. sajand ja siin meil tekivad muidugi väga suured probleemid, et need tänapäeva uued tehnoloogiad näevad väga suuri masinaid ette. Noh, räägime siin need samas, et külmfreesijad, stabilisaatorid või siis see samane vahubetooni masinad, et kõik, et nende hinnad on muutunud nüüd jah selliseks, et vaatasin järgi, et 92. aasta Wirtkeni HM 4500, noh, mis siis selline nii-öelda kujutada ette, et teda osta, siis Maskuse müügiportaalis maksab ta üle 80 000 euro. Räägime, tavaliselt restaureerimine on mitmekordne masina ostuhind, et ilmselgelt meil pole võimalusi teda nii soetada, võimalusi restaureerida ega ka ei näe ka praegu kohta, kus teda eksponeerida. Et noh, selliste uute tehnoloogiatega on siis sellised probleemid. Mida veel? Muuseumi volinikke meil enam ei ole. Üsna palju on siis niimoodi, et kogu see ehitus- ja hooldetöö on erafirmade käes ja need firmad ka tihtipeale nii-öelda oma hooldepiirkonnad vahetuvad. Neil on kohaliku tausta puudumine, renditehnika kasutamine. Et siin on üsnagi palju sellist juba keerulist, aga siiski on maanteelastel seda missioonitunnet, nii et ikka aeg-ajalt tulevad teated huvitavatest materjalidest, huvitavatest masinatest, mis võiks muuseumile sobida ja mõned firmad on ka selleks valmis, et need vanaraua hinnaga muuseumile müüa. Mitmed teedefirmad korraldavad oma veteranidele maanteemuuseumi külastusi, vahel ka seminare ja muid üritusi. Ja tänu sellele pidevale turundustööle ja rahvaüritustele on küllaltki laia tuntuse saavutanud muuseum, nii et
Et paljud inimesed avastavad, et neil võib olla muuseumile huvipakkuvaid esemeid, dokumente ja tasapisi siis niimoodi lisandub muuseumi kogudesse ka igasugu põnevaid tehnilisi seadmeid. Tänasest ettekandest jäi välja muidugi tehnikakogu muisis dokumenteerimine või siis, sest see on nüüd selline, et enam-vähem väga keeruline on siin öelda, et mis materjalid ja kõik selline nagu museaalide puhul ette nähtud. Ja teine probleem, mis jääb siis muidugi on siis säilitustingimuste probleemid, need jäid ka meil täna välja. Aga tänan ja hea meelega vastan küsimustele. Ja aitäh Rain Rikasele. Ühe hästi kiire küsimuse vast ikka jõuame teha, kas kellelgi? Karl Käärib Põllumajandusmuuseumist Kadri Valner saatis mu siia tehk õnnes, kui pidi valida. Ja tulid kontrollima, et sa oled. Nägin seal seda... No, ma närvan nii kõvasti, et kõik kuulavad niikuinii. See asutamiskoosolek, mis toimus kunagi Põllumajandusmuuseumi saalis, ma nägin seal tuttavaid punaseid toole. Täna me ilmselt ei jõua 25. juubeliks, aga 50. juubeliks, ma arvan, me toimetame vähemalt ühe tooli siia. Siis saate selle peal tolleaegseid paremaid töötajaid pildistada nagu väeosa lipu juures. Aitäh! Ja selle pildi peal jah, seal oli üsnagi palju nägusid näha. Jah, aga aitäh Rain Rikasele. Annan kingituse ka. Siin mul võtku.